Nad on hästi kaunid, et ma nägin Facebookis esimest korda ja siis tuli kohe mõte, et peaks tulema vaatama ja kuna täna on ilus ilm, siis parim viis siia tulla, et näha neid toredaid loomi. Et see rannaniit säiliks, tuleb seda hooldada ja selle jaoks tuleks seda ka näiteks niita. Mis on kõige parem variant? Otse loomulikult kutsuda endale külla mägiveised, kes selle töö ära teevad siin, puhkavad, naudivad ja mõnusalt matsutavad. Aga ma arvan, et nende jaoks on üpris raske tulla sealt Saaremaalt praamiga ja autoga ja nii edasi tagasi, aga nad olid väga rõõmsad, kui nad said vabadusse. Veised pidasid vastu umbes 5-tunnise autosõidu Saaremaalt ja nad olid selles järelhaagises ja väga kannatlikud olid 1-aastased, 2- ja 4-aastased ja kõik said hakkama, olid väga rahulikud, kui nad kohale jõudsid. Nii et käidud tee neil. Paljassaare hoiuala kuulub üle-euroopalise tähtsusega kaitsealade võrgustikku. Tänu veistele tekib randa madala rohurindega poollooduslik rannaniit, mis on sobiv elupaik paljudele lindudele ja putukatele. Need 28 Šoti mägiveist võtavad enda ülesannet väga tõsiselt, sest just nemad vastutavad terve suve selle eest, et see ala siin oleks niidetud. Mida teie siis sellest arvate, et siin niimoodi veised teil külas on? Mina olen sellega väga rahul, et eelmisel aastal ma avastasin, et on siin, Saaremaal nad on ka olnud. Ja koeraga käime jalutamas, vaatame, naudime, et tore, et loomi on rohkem toodud, et mitte ainult linnud ja koerad ja kassid. Veised on Tallinnas suvitamas juba 8. korda ning nende külaskäik on näidanud häid tulemusi. Enne kui neid Šoti mägiveiseid seal umbes 8 aasta eest ei olnud, siis looduslik keskkond hakkas halvenema. Inimese jaoks võib-olla ei pane tähelegi, aga lindude jaoks oli märgata, et oli vähem liike ja isendeid. Nüüd, kui need Šoti mägiveised on seal kohal, 8. aastat nüüd järjest seal siis söövad seda, hooldavad meie jaoks siis seda niitu, siis tänu sellele on hakanud tulema seda elurikkust ka juurde. Enne rannaniidu taastamist ja enne veiste tulekut oli see Paljassaare ala nukras seisus, roostunud ja linnuvaene. Nüüd on siia enda tee leidnud paljud linnud. Uute haudelindudena on taastatud rannaniidule pesitsema asunud näiteks kuldhänilased. Veised saavad lindudega hästi läbi. Millised nad iseloomult siis on, kuidas te iseloomustaks? Introvertne, rahulik, loomakene, flegmaatiline. Just, täpselt, nii ta ongi. Hästi armas. Veiste töö ei ole linnale päris tasuta. Mägiveiseid vahendab nimelt osaühing Leo Minor, kellele linn maksab 15 000 eurot. Veiste karjatamist Paljassaares korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Praegu on ju käimas ka juba reisimise hooaeg ja meeldetuletuseks kõigile neile, kes on kuskilt Euroopast reisilt tagasi tulnud. Euroopas on levimas suu- ja sõrataud ja kuigi need veised on päris kaugel siit inimestest, siis palutakse siiski hoiduda vähemalt 48 tundi nendega kokkupuutumisest. Lisaks Paljassaarele nosivad veised rohtu muideks ka Pirita Jõeoru maastikukaitsealal asuval Kõrkja saarel.